Tere tulemast, kallid kaljukitsed! Siin on teie oktoobrikuu teise poole ülevaade. Kallid kaljukitsed, teie seisate veel enne novembrikuu algust kahe üsna olulise otsuse vahel. Kas võtta ette või minema kõndida? Ehk siis teil on valik. Kas te jätkate nii-öelda vana ülesehitamist või on ta teil tegelikult valmis ja te peaksite mitte üritama seda täiustada, veel paremaks teha. See ei saagi niimoodi kunagi valmis. Või jätma selle sinna paika, et teha ruumi millelegi uuele. Selline valik, ehk siis emotsionaalselt tahaks hoida kinni sellest vanast just nagu, aga tegelikult te teate, et uued võimalused tulevad siiski läbi vana tegevuse lõpetamise ja teie kõikidest nii-öelda, mitte kõikidest inimestest, aga kõikidest tähtkujudest arvestades olete kõige vähem võimeline kahte asja korraga tegema ja siin ei olegi see koht, kus te peaksite üldse kaaluma seda. Praegu on see hetk, kus te peate valima, kas uus projekt või jätkab vana asja ehitamist, vana tegemist. Ja projekti all võib olla nii töökoht, suhe, kui mis iganes asi, mis on tasakaaluks seni ehitatule. Ma ei pea siinkohal silmas, et kellelgi teist peaks tulema uus nii-öelda suhtepaarilise huvi ja peaks nüüd vana maha jätma, mitte seda ma ei taha öelda, vaid vanat moodi asjade tegemine tuleb ära lõpetada. See valik on siis suhete osas. Võimalus, mis teile nüüd enne novembrikuu algust tekib, on üsna oluline ja väga tähtis väljakutse teie elus. Ehk siis selle vastu võtmata jätmine ja üritamine võib olla seda nii-öelda kuidagi integreerida oma praeguste tegevustega, viib teid pigem ummikusse. Ehk et minu soovitus siinkohal oleks mitte jätta seda võimalust kasutamata. Kindlasti võtke vastu, mis iganes teile pakutakse ja põnevust ja väljakutset pakub, sest see viib teid nii-öelda uuele tasemele. Õpite midagi täiesti uut, mis on teie jaoks oluline, meeldiv ja kui te seda praegu ei näe, siis hiljem ehk tagasi vaadates näete, et see, mille küljes te võib-olla praegu rippusite või mida te soovisite edasi ehitada, oli tegelikult juba valmis. Ja oligi õige aeg see jätta nii-öelda sinna paika,
et saaks edasi liikuda. Ja selleks, et edasi liikuda, on tarvis ju uut algust. Siin ta teil on. Palju edu! Aitäh ja olge hoitud!